Meie vestluskaaslaseks on naiste Alexela Mastersi võitja Valeria Korlatš. Esiteks õnnitleme võidu puhul ja ütle paari sõnaga, et kui raskelt see võit tuli. Tegelikult see ei olnud väga raske. Mul on kahju Birgitist ja Matajanist. Nad olid vigastatud ja nad ei saanud anda endast paremat. Mõlemad jah, et Birgit Purgi vigastusest me olime mingil määral kursis ja Matajan oli ka vigastatud, et mul on neist väga kahju. Aga Jana mängis üpris hästi ja see tõi mulle rõõmu. Väga tore, et me nii palju täpsustan, et Julia Matojan on siis nüüd mängis teise juba nüüd uue nime all Julia Skripkin, aga jah, tema endine siis või neiupõlve nimi oli Matojan, et informatsioonis, kes võib-olla ei teadnud. Küsiks ka see järgmise aasta plaanide kohta, et on juba mingisugused tähised olemas, kus tahad osaleda, mis turniiridel ja mis on eesmärgid? Eesmärgid on osaleda juba noorte turniiridel, aga juba suurematel, tugevamatel ja ka proovida naiste turniire mängida. See on siis ITF-i turniirid? ITF-i turniire, jah. Et tasapisi alustada juba teisel tasemel mängida. No, on näha küll sinu mängust, et on tulnud seda powerit ja enesekindlust juurde. Võrreldes, ma olen ka ikka aeg-ajalt jälginud su mängu, et mida sa ise tunnetad, mis mänguelemendid on sul paremaks läinud ja ühtlasi siis, mis elemendid vajaksid veel parandamist? Parandamist kindlasti vajaksid serv ja volle, aga tagajoone mäng, stabiilsus läks palju paremaks võrreldes, mis oli isegi 6 aega tagasi. Et tagajoone mäng mulle juba meeldib, aga servi peaks ikka lihvima. Seda oli ka tänases mängus näha, et kui ikka palju vähegi mugavamalt tees, siis sa tahtsid seal täie jõuga, aga piisavalt kontrollitult ikkagi kohe nagu punktiks lüüa, et seda on meeldiv tõdeda. Ja soovime sulle edaspidiseks edu ja usutavasti see ei ole sugugi viimane intervjuu mõne võidu puhul. Aitäh sulle! Suur tänu!